Tere kõigile ka minu poolt, olen Piret Laanesoo Põhja Päästekeskuse peainspektor. Et täna siis natukene vaatame üle nii-öelda ettevõttesisese Holbi õppuse ootused, mida ja kuidas teha tuleks. Kõigepealt täpsustaks üle, et kõik teie ettevõtted koostavad siis ettevõttesisese Holbi. Holbil on omad eesmärgid. Holbil antakse siis juhiseid, kuidas õnnetust ohjeldada, minimaliseerida tagajärgi, piirata mõju, et kuidas ta mõjub inimeste tervisele, keskkonnale ja varale. Samamoodi tuleb Holbis välja tuua ka see, et kuidas edastatakse vajalik teave avalikkusele ja piirkonna asutustele. Kirjas on ka see, et kuidas kirjeldada tuleb nii-öelda ära, kuidas keskkond suurõnnetuse tagajärjel siis taastatakse või puhastatakse ja millised on vajalikud meetmed kaitsmaks üldse inimeste tervist, vara, keskkonda suurõnnetuse mõju eest. Nii, Holbi õppusel on välja toodud erinevad nõuded, aga kõigepealt siis peaks nii-öelda läbi mõtlema, millised oleks üldse teie õppuse eesmärgid. Kõigepealt esimene eesmärk võikski olla, et tuleks kontrollida plaani vastavust nii-öelda Holbi eesmärkidele ning kas ta on päriselt kooskõlas tegelike olukordadega. Teisena tuleb harjutada töötajate ning vajaduse korral ka teiste isikute nii-öelda oskusi õnnetuse korral, kuidas õnnetuse puhul käituda, kellega koostööd teha ja samamoodi, kui on erinevad koostööpartnerid ja reageerimisüksused, siis nendevaheline koostöö. Ja kontrollida ohuolukorra tuvastamist, evakuatsiooni läbiviimist ning harjutada õnnetusest mõjupiirkonda jäävate inimeste teavitamist. Ja kui Holbi-õppuse käigus tulevad välja erinevad puudused, kas nad on siis suuremad või väiksemad, teinekord juhtub, et mõni inimene võib-olla ei ole valmis tegema neid ülesandeid, milleks ta on nii-öelda määratud tegema, et ta on pandud sinna vastutavaks isikuks, aga reaalses olukorras on see, et võib-olla tal mõistus jookseb nii kinni, kiilub nii kinni, et ta ei saa sellega hakkama, et siis võikski mõelda, et võib-olla kedagi teist sinna asemele panna. Et mis iganes, et kedagi ei saa selles suhtes sundida tegema, millega ta hakkama ei saa, et siis need punktid võib-olla läbi mõelda. Et Holbi õppuse eesmärk ongi see, et me saaks teada, kas see Holb, mis on nii-öelda välja toodud, välja antud töötajatele ja kooskõlastatud, et kas kõik punktid seal sees olevalt toimivad selliselt, nagu seal on kirjas. Et sellest ei ole üldse hullu, kui peab aeg-ajalt tegema muudatusi. Holbi õppuse olulisus on ka see, et kindlasti tuleks ta kord 3 aasta jooksul nii-öelda läbi viia. Ja kui on uus soe- või oe-ettevõte, siis korraldatakse õppus 3 kuu jooksul pärast tegevuse alustamist. Ja Holb-õppuse korraldamine jääb siis ikkagi käitaja, käitise juhi või tema poolt määratud isiku kohustuseks. Õppuse stsenaariumiseks tuleb alati valida mõni nendest stsenaariumitest, mis on nii-öelda Holbis välja toodud. Et kui Holbis on välja toodud näiteks hoone tulekahju, siis te saate kasutada seda ka nii-öelda Holbi õppusena, aga te ei saa seda et te teete evakuatsiooniõppuse iga aasta ja te arvestate, et teil on siis Holbi õppus tehtud, et tegelikult nii see ei ole, et neid stsenaariumeid tuleb, erinevaid stsenaariumeid tuleb kasutada. Ja Holbi õppuse võib teha koos evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusega, kuid see peab olema lisaks ka Holbis seotud stsenaariumitega. Et võib-olla toimub mõni kemikaalileke kuskil ja sellega seoses peavad inimesed ka evakueeruma, et neid kõike saab ühildada. Ja kus nii, ja iga käitise kohta siis tuleks teha õppus eraldi. Samas võib teha ka ühiseid õppuseid, kui käitised on omavahel seotud või võivad üksteisele põhjustada dominoefekti ning asuvad lähestikku.
Mul slaid ei vahetu. Nii. Et olbiõppust üldse teha, siis on vaja välja töötada õppuse legend, milleks on siis võimaliku stsenaariumi toimumine käitises. Ja õppuse käigus või legendi koostamisel siis tuleb määrataksegi erinevad stsenaariumi, siis määrataksegi nii-öelda selle stsenaariumi tekkekoht ja leviku ulatus, kui suurelt seda õppust üldse läbi mängima hakatakse. Siis on vaja läbi mõelda, et millist osa Holvi õppust üldse harjutatakse ja kellele õppuse toimumisest ette tuleb teada anda. Et need on 3 erinevat punkti ja olbiõppusel osalemine, et kui töötajatele, kellel ei ole võimalik osaleda õppusel selleks ette nähtud ajal, siis nendele tuleb korraldada kas võimalikus ulatuses kordusõppus või töötajate ametikohane juhendamine siis, mille käigus korratakse üle nende ülesanded erinevate õnnetuste korral, et nad ei jääks nii-öelda ilma sellest, millest teised jäid, et vahest on see, et inimesed on vahetustega tööl ja siis juhtub nii, et iga aasta õppuse käigus on üks ja seesama vahetus tööl, et siis teised inimesed ei saagi nii-öelda seda õppust, et siis tuleb nendele nii-öelda mingid järeltegevused teha. Ja sellepärast ongi hästi oluline, et kõik töötajad peavad osalema sellel, et kindlasti võtta ka nii-öelda nimed, allkirjad, et ka teie näiteks, kui te olete vastutavad isikud selle eest, et siis olete teie ka natukene kindlustatud, et te olete omalt poolt nii-öelda kõik ära teinud, et ükski töötaja ei saa öelda, et ma ei ole saanud Holbi õppust, et ma ei osanudki teha seda. Kui on mitme ettevõttega territoorium, et siis samamoodi, et tuleb seal õppus teha näiteks ühiselt ja tuleb osaleda sellel ettevõttel. Noh, näiteks teie pakute teenust ja siis viljakuivatile ja siis viljakuivati töötajad peavad ka sellel õppusel osalema. Kui tegemist on 1 või 2 töötaja ettevõttega, tuleb samuti mõelda läbi ja katsetada, kuidas õnnetuse korral ollakse valmis üldse tegutsema. Ja A-kategooria suurõnnetusohuga ettevõtete kohta korraldab Päästeamet siis kord 3 aasta jooksul ettevõtte välishädaolukorra lahendamise plaani õppuse, kus nemad siis harjutavad, kuidas nemad reageerivad ja samas antud õppuse käigus saavad ettevõtted harjutada ka enda ettevõtte sisest Holbi reageerimist. Kui HOLP-õppusele soovitakse kaasata siis teisi ametkondi, näiteks Päästeametit, siis palume sellest teavitada 20 tööpäeva ette ja näiteks Häirekeskust või mõnda teist ametkonda siis võimalikult vara ikkagi nendega ühendust võtta, siis nad saavad ka osaleda. Õppus koosneb siis nii teoreetilisest kui praktilisest osast, et kui te kirjutate ka hädaolukorra lahendamise plaani, et Holbi õppus, siis ikkagi see tähendab meie jaoks nii teoreetilist kui praktilist õppust. Et teoreetiline osa seisnebki töötajate informeerimises õppuse korraldusest üldse ja täiendavas ohutusalasest juhendamisest, mille käigus siis tutvustataksegi käitiseis käideldavaid ohtlikke kemikaale veel kord, räägitakse ära nende riskid, millised on võimalikud ohuolukorrad ja nende tagajärjed, sealhulgas ka ohuala suurused ja kuidas tegutseda ning millised on vastutavate isikute ülesanded õnnetuse korral ja vaadatakse kindlasti, et see oleks kooskõlas Holbiga. Et kui Holbis tuleb õppuse käigus tuleb välja, et tuleks hoopis käituda teistmoodi, et siis see parandus ka nii-öelda sinna Holpi pärast sisse viia. Ja praktiline osa siis seisnebki ohuolukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutamises. Et tuleks kõik need asjad nii-öelda praktiliselt läbi mängida.
õppuse järel tuleb koostada kindlasti kirjalik kokkuvõte ja see kokkuvõte tuleb teha 1 kalendrikuu jooksul. Ja kokkuvõttes tuleb siis välja tuua, et õppuse läbiviimisega seotud faktilised andmed, millised asjaolud tuvastati õppuse käigus, kas kõik eesmärgid said kenasti täidetud ja kui on ettepanekuid ohutuskorralduse täiendamiseks või muude dokumentide muutmiseks, siis need tuleks samamoodi kokkuvõttesse kirja panna ja kirjalik kokkuvõte tuleb siis töötajatele samuti teha teatavaks 1 kalendrikuu jooksul. Ja õppuse kokkuvõtet peab säilitama 5 aastat. Päästeameti kodulehel on ka nii-öelda vastavad juhised, lisaks on kemikaaliinspektoritel voldikuna need juhised, et kui nad objektil käivad, siis nad saavad teile neid jagada. Ja kui keegi mõnda juhist ei leia, siis saab kindlasti oma piirkonna inspektori käest küsida ja ta saab saata need. Minu poolt ongi praegu kõik, aitäh! Ja aitäh, Piret, sulle, et praegu ma vaatan, et vestluse aknas ühtegi küsimust ei ole tulnud, et kindlasti kui juhendiga tutvutakse, siis võib need küsimused tekkida. Enne kui ma sind päris ära lasen, siis küsin ise siis mõned küsimused, et tean seda, et sa oled kokku puutunud õppustega, vaatlenud neid. Kas sa oskad nii-öelda või saaksid tuua niisugused peamised või mõningad probleemkohad, mida sa oled tuvastanud õppuste vaatlemise käigus? Ma ei tea, kas see väga probleemkohad on kindlasti mõnedel õppuste puhul on ka see, et kui tulekahju näiteks ei juhtu, et siis näiteks kui on kemikaalileke niisama, siis teised töötajad ei pruugi üldse teadagi, et mõni inimene on selle lekke aurude või mürgisuse tagajärjel kuskile kukkunud, et ei ole vastavaid nii-öelda näiteks andureid, mis tuvastaks nii-öelda ohuolukorra. Et ühel ettevõttel samamoodi, et lõpuks siis jõuti ikkagi õppuse käigus, leiti see inimene tänu sellele, et läbi mängisime ka, et seal antud ruumis oli tulekahju. Ja eks ikka inimesed natukene lähevad paanikasse, et kui nad igapäevaselt ei tegele sellega, siis ma leian ikkagi, et mida rohkem seda läbi mängida, seda lihtsam on nendel endal, et nii palju, kui mina olen õppustel käinud, siis olen ikkagi öelnud, et kui läheb midagi metsa, siis läheb, et vähemalt sellest õpitakse. Et õppekohti on väga hea tegelikult tuvastada just selle HOLP-õppuse raames, et mängida läbi olukorrad, mida me oleme ette näinud ja katsetada läbi, kas kõik toimib nii, nagu vaja, et see on seetõttu selle HOLP-õppusega eesmärkidest, et sellest võiks lähtuda. Üks väike küsimus veel, et kas nii-öelda kasutada teenusepakkujat või ettevõte võiks teha ise neid õppuseid, kuidas sellega ettevõtted toimetada võiksid? Mõnes ettevõttes on väga pädevad juhid, kes on pädevamad kui teenusepakkujad. Et see on täitsa niimoodi seinast seina, et kui oma ettevõttes on väga pädev isik, kes suudab neid koolitusi teha ja juhendada ja rääkida kemikaalidest täpsemalt kui teenusepakkuja, siis kindlasti ma usun, et võib oma ettevõtte töötajad kasutada. Aga kui ikkagi ettevõte tunneb, et ta ei tea nendest ainetest midagi, mida ma väga tegelikult ei usu, siis loomulikult võib ka teenusepakkujat kasutada, et nii ühte kui teist, et kuigi enamus ettevõtted on ikkagi sellised, kes teavad oma ainetest väga-väga täpselt. Teenusepakkuja võib-olla kasutajaeelis on ka see, et ta nii-öelda kolmas silm vaatab seda ja toimetab seda, et julgelt võib siis ühte kui teist varianti kasutada. Korraks täpsustan ühte asjaolu, et Piret tõi ilusti välja, et oluline on õppusest Päästeametit eelteavitada. See kohustus tuleneb kemikaaliseadusest ja suurendushuuga ettevõtetele, et 20 tööpäeva tuleks ette teavitada meid, kui siis toimub õppus. Ja juba selle eesmärgil see etteteavitamine peaks toimuma, et vajadusel kemikaaliohutuse kontrolliinspektor saaks tulla ja vaadelda teie õppust, kuidas teie HOLP toimib, anda teile tagasisidet, et saaksid siis vajadusel ka näiteks hädaolukorra lahenduse plaani täiendada.
Juhul, kui ikkagi on ettevõttel plaanis teha suuremajooneline õppus, ütleks siis selliselt, siis Päästeameti teavitamine võiks toimuda võimalikult varakult, et siis saame nii-öelda erinevad plaanid omavahel ka ühtima panna ja tõesti A-kategooria ettevõtetes on Päästeametil kohustus korraldada õppuseid kord 3 aasta jooksul ja need õppused on otstarbekas teha üheskoos, et läbi selle saab Päästeamet katsetada enda toimimist selles ettevõttes ja ettevõtte enda toimimist, sealhulgas seda, kuidas omavahel koostööd tehakse, koostöös sündmus lahendatakse ja juhul, kui A-kategooria ettevõte siis ongi korraldamas koostöös Päästeametiga sellist suuremat õppust, siis kindlasti seal peab eeldama seda, et tehakse koostööd nii ettevalmistavas etapis kui ka siis lõpuks kokkuvõtete tegemisel, et ja rõhutan veel siinkord üle, et tegemist on juhistega, ootustega, mida Päästeamet ootab, et ettevõtted teeksid, korraldaksid, kui nad planeerivad ettevõtte hädaolukorra lahenduse plaani õppust, et need ei ole hetkel seadusest tulenevalt. Et need on ja päris paljud mõtted on võetud siis tegelikult tulekahju korral tegutsemise õppuse määruse mõistest nii-öelda erinevad asjaolud, et tegelikult paljud ettevõtted peaksid siis nende teoreetiliste, praktiliste, kirjalike kokkuvõtete osadega olema päris hästi kursis. Aga ma vaatan, et ei ole ikkagi küsimusi rohkem tekkinud, siis mina tänan, Piret, ja